Hei, tere tulemast kõik discgolfi sõbrad. Hakkame vaatama Birdie Points karikasarja 2025 teist etappi, mis toimus Paluküla discgolfi pargis juba nii ammu kui 6. aprillil. Minuga koos on Mikk Mõts. Tere kõigile. Ja siin väga pikka juttu ei hakka rääkima. Lumi oli maas, nagu näeme, isegi ratta külge jäivad lumi külge. Sooja oli üllatavalt hästi isegi. Ja isegi saab öelda, et oli sooja. Et... Jah, aga ikkagist väga talvine. Ja, aga hooaja esimesed võistlused, et kindlasti mängijatel nii-öelda motivatsioon kõrge, pole ammu võistlenud, et vahva ikka. Nii, aga siit hakkame kohe pihta. Lähme esimesele rajale, mis meil on 91 meetrit. Siin on täiesti tikk sirge. Siin ongi pastik öelda, kui palju sa ise seal mängimas oled käinud? Kusjuures praegu ongi põnev vaadata, et mul endal Paluküla raja kokkupuudet pole on, nii et iga rada on müsteerium minu jaoks. Esimene rada on selline kihvt 91 meetrit, korv on siin puu taga peidus. See tähendab, et otse peale visata ei saa, et sa pead mingisuguse fleksi peab ikkagi tegema, kas vasakul või paremalt. Aga ta on mõnusalt sellise kõrgendiku peale, et korvi alla saada peab ikkagi 100 meetrit kindlasti iskama. Tundub esimeseks rajaks korralik saab kohe keha soojaks, et ei ole sükest lühikest põksu, vaid peab ikkagi selle ketta nagu lendu saama, et Aga meil on ka mängijaid täna päris huvitavad näod siin koos, et on Raimo Kimmel, Karla Vahar, Sören Veteval, Rivo Pajur ja Madis Arumäe, nii et edu soovid enne ringi neile kaasa anname. Ja Madis on siis minu kanal esimest korda pildis. No, võt see oli see joo, mida sa tahaksid teha, aga lühikeseks sai. Tundub, et see mägi mängib suht teravalt üles mäge ka, et sellele 91 meetrile ta seal korraliku lisa annab juurde veel. Ja nagu siin ka näha, et viskama peab minema ja lihtne on need kettad siin üle keerata, et tundub, et ka kerge mingisugune tuul on puhumas, et ka vaatame, kuidas siin teised poisid lahendavad. Seisud on ka äärmiselt tasavägised tegelikult, et jah, et esimese ja 5. koha vahe on 3 viset. Opa! Nii. Suurepärane sooritus endise poolt. Kohe kaamera ees, esimene vise selline. Pole paha. Tundub, et närvi midagi pole, et on ikkagi võidu peale mängima tulnud. Jah, ja nüüd siin näemegi see on need kohad, kus sa selle korvi juures ei taha olla, kas paremal või vasakul, sest sul lihtsalt ei ole sealt mitte midagi. Green paistab hästi ka selline, et korvi tabamuse korral need kettad kipuvad veerama ka, ma usun. Loodetavasti me ühtegi sellist ei näe, aga see on vasakukäeline, meil on Karda ainukene vasakukäeline, tema tunneb selle järgi juba väga kaugelt ära. Et tal on ka siin väikene selline põõsastik ees, mis võib natukene segada. Vasaku käe kindlasti ebamugavam puttida ka sellise kallaku peale, et siit poolt jälle parem, aga samad lood. Aga vaatame, see on nüüd just see on Birdie putt, jah. Opa, ilus enesekindel otse kümp, jah. Et Raimo poolt väga hea algus, Karda juba läks mööda, see tähendab, et juba läks edu suuremaks. Ja, et saab siit Raimo endale hea ringi alguse ja esimesed rajalt Birdie võtta on kindlasti eeldus heaks ringiks, nii et aga ega muidugi parriga tundub, et ka ei kaota tegelikult, et siuke kõige lihtsam rada ei paista ole, et viimased veel tap-innid, aga kallaku peal siis peab võtma kõik ilusti keskendumise aega. Nagu näeme, Madis võtab ilusti maksimumaja, mis on ka õige tegelikult. Mina küll, kes minuga koos mänginud, see teab, et mul nii kaua ei lähe. Ja, eks see on väga mängija põhine, et kellel kuidas, aga ütleme nüüd, kui kõik reeglite pärane on, siis ei saa pahaks panna. Jah, et pigem võtta see lisa paar sekundit ja. Nii, korv number 2, 83 meetrit. Et siin on siis, ees on hästi palju puid, nagu näeme, et rajakaardid näitab küll siit keskelt läbi, aga mina ei ole ühtegi inimest näinud, kes keskelt läbi viskab, et pigem minnakse siis vasakult või paremalt. Ja kuna paremalt minnes on ka selline puu seal lõpus, mis kipub väga palju kette kinni püüdma siin, et siis minnakse vasakult ees käega paremakäelised. Vaatame muidugi, mis meil siin üks vasakukäeline teeb. Ja see tundub natukene selles mõttes lihtsam rada, et saad ikkagi üsna siukse
Haiser viskega läheneda, et võrreldes esimese rajaga peaks äkki teine rada nii-öelda võetavam olema. Aga vaatame. Ilmselt Hopsti, seal püüdiski see üks puu kinni, millest ma rääkisin ja vaatame. Jah, teine rada on tõesti terve päeva peale 2 ringi võistlusringi peale on keskmiselt mängis 0,3 viset paremini. Et täitsa hästi analüüsinud. Jah, tundub nii. Aga eks siin on kindlasti väga kaunis vise siin, et need puud on siin need takistused, mis selle ketta võivad kinni võtta ja paistab nii, et nii kui sa sinna need okstesse viskad, siis on kohe pöördiga mängust väljas, et seda viga siin kindlasti teha ei taha ja pigem nii-öelda laiust kettale anda. Jah, ja sinu sõnade peale tehti veel selline mise. Sõren ei pea korraliku avaldus, et siin ei pea putimise peale ka enam närvirakke raiskama. Meil on ikkagi paar inimesed lähevad siit paremalt ka ja nagu näeme, mõlemad jäid siia puusse kinni, üks natuke kehvemini ja tundub, et on ikkagi piisavalt raske koht, et isegi layup ei ole nagu kõige lihtsam variant, aga näed, ütleme nii, et jääd puusse kinni ja tegelikult on üks siuke, ma ei tea, 10-12 meetrit veel pöördiputt olemas, et oleneb, kust kohast see ketas täpselt sinna puu või põõsa sisse tuleb. Ja ei olnud palju puudu. Nii, siin järjekordne pöördiüritus. Ja ilusti kotis. Raimo on siin korraliku tempo kohe peale vajutanud algule. Üsna kindlal sammul liigub, väga palju teistele nii-öelda ruumi siin ei anna. Jah, et 2-2, et kõik, kes teavad, siis Palukülas need keerulised radu tegelikult ei jagu palju, et on suht algaja sõbralik rada tegelikult. Ja tegu vist ongi 2 ringilise võistlusega, kui ma eks. Et üks tehti hommikul ja üks peale lõunat. Ja meie käisime siis peale lõunat teist ringi ja see on siis MPO liidrid. Ja saame vist 3 pöördit siit isegi nii-öelda telepilti, nii et päris liiderpooli poolt väga nagu hästi lahendatud rada. Jah, nii nagu see keskmine näitas selle korvi kohta. Jah. Nii, aga 3. korv on nüüd hoopis selline ägedam korv. Siin on Saare rada. Et Saare reegel, kui Saarel ei saa, siis on drop zone. See Saar on kaardi peal muidugi oluliselt väiksem, kui ta tegelikult on. Siin on drop zone on näha siit juba, et siin on ja punased dokid siin sellised kevadisel taustal väga hästi tegelikult distantsi pealt välja ei paista. Ja siit võin öelda ka, et tegelikult seal, mina olin seal catchcamiga, sinise mütsiga seal taga, et seal oli päris ohtlik olla, et paar korda tendised kettad seal pea juures päris lähedalt seljakand läbi. Et järgmine diala on sealt natukene edasi. Ja eks Saare rajad on alati siuksed, kust iga mängija pöördid tahab, et tihti peale kujunevad need kas siis nii-öelda 2 või 4 rajaks, et kus on siukene tõenäoline siis punktide vahe kohe tekkimas. Jah, et kui me vaatamegi 3. raja keskmist oli 3,3 ja ilmselt siin oligi see, et pougisid tõesti tuli väga palju. Ja parre jälle üsna vähe, et kindlasti diala pealt nii-öelda, kui selle kette sinna Saarele ära saad, siis on juba rahulikum hingata, et nii kas meil oli 1 Saare eksimusest? Ja Madisel see kahjuks juhtus. Aga ütleme nii, et Robson on siukse koha peal, et siit on veel täpselt nende sõnade taustal näidati ära. Väga enesekindel putt. Kordus sellele. Väga kaunis. Niimoodi neid parre võetakse. Jah, ilusti paremale poole ja seal ei olnudki teistsugust tunnet, et saaks välja kukkuda või midagi. Aga selles mõttes Madise poolt väga tubli putt, et oleks siin kohe tegelikult kõikidest teistest poistest jäänud sammuga tahapoole. Aga väga hea putiga nii-öelda selle diala pealt tehtud eksimuse tagasi teeb, nii et hoiab ennast kenasti poodiumi mängus. Täpselt nii. Ja nüüd Sõren kahjuks eksib ja kipubki nii olema, et kui nii-öelda eksid Saarega, aga paned puti ära, võtad parri ja kui saad Saarele, aga jääd ikka siukse 8-9 peale, et päeva lõpuks võib-olla polegi vahet. Et tuleb välja hoopis see, kui parem puti on. Et aga vaatame, siin on mõned poisid ka lähemal ja pöördi kirjas, nii et Raimol 3-3. Suure väga nõus.
väga mürgine algus, et üsna kindla kursi on võtnud ja praegu siin seda leaderpooli paati on tüürimas. Et Rivolo ka siis Birdi ringi esimene, kes ei ole märganud siis Rivoli esimesel ja teisel rajal, isegi ei olnud võimalust Birdit puttida, et ta oli niimoodi lõksus puu taga. Vaata, kui pehmelt see korrus sinna vendi, et palun, võta. Ja, no kindlasti Sõren, ma usun, seda Birdit tahtis ja tegelikult ju tiibelt tegi hea viske, aga praegu kahjuks jäi putist puudu, aga küll tulevad järgmised. Nii, nüüd on meil siis väikne reklaam, millele sina saad siin juurde rääkida. Jaa, ühesõnaga Tartus siis toimumas diskikool, mis on siis noorte nii-öelda diskgolfi trenn. Kõik noored huvilised, kes vähegi diskgolfiga tegelevad ja huvi tunnevad, et areneda, siis leiate diskikooli internetist ja igalt poolt sotsiaalmeediatest üles ja tulge proovige, hakkab meeldima, siis on võimalus ka pikemalt käia, nii et soovitan. Jah, mina ka. Väga kihvt. Nii, 4. korv, esimene par 4, 171 meetrit. Võt siin teeb raskeks esimene vise. Teine vise ei ole nii hullu, see on selline avatud, aga esimene vise, nagu näeme, peab siit kindlasti tunnelist välja saama ja sai. Olemas. Ja siit on juba võimalik, et sealt tal võib olla natuke 100 meetri veel minna. Tiiv ise tundub hästi äge, selles mõttes, et natuke alla mäge ja siuke hea viske korral on võimalik ilmselt see ketas päris kaugele sind suruda, nagu näidatakse ka, et ilusti platsi peale välja. Ja tundub väga vahva siuke avavise. Edasi vist on korvi juures tulevad ka veel mingisugused puud mängu, et päris mitu siukest elementi. Sealt kaugel näha, et seal on need väikesed kuusepuud, aga vaata nüüd Karla nüüd vajutab siin üle kaamera meest pea veel pika distantsiga, et siin oleks peaaegu ees oled puuli veel nii-öelda ohustama hakanud. Et korralik litter tuli välja sealt käest praegu. Aga see rada ikkagi tundub siuke, et ka sellise viske korral ikkagi iiglit pigem ei mängi. Või ma eksin? 171 meetrit, see on ikkagi selline ikka eliitdistants ikkagist, et isegi alla mäge, et sa pead seda sinna tunnelisse tabama ja siis ta täpselt keeraks, siis seal ka viimastest kuusepuudest veel mööda läheks ja et raske seda ette kujutada. Ja, tundub väga siuke nõudlik. Et pigem selline pikem throw-in. Ja, võib-olla küll. Võt see on väga korralik selline avavise, et seal võikski tahta olla sellise parema tagant käega, et ilusti avaneb see korv ka sealt. Sõren nüüd eest käega. Tiiala pealt natukene oksad võtsid ta viske maha, aga tundub, et jäi piisavalt okei koha peale, et saab siit ikkagi minna vajutama. Ja seda teeb ka. Väga ilusasti vajutab. Tundub väga kaunis. Ikka ei teisele poole. Ei pugenud sealt puudelt seekord läbi, aga tundus, et võib minna. Teinekord selline tugeva lume pealt võib sellise hästi kihvti skipa ka saada. Et... Ja nii, siit nüüd Raimo. Kas suudab 4-4 võtta? No, siin peab nüüd kõvasti vaeva nägema, et see 4 tuleks. Et, aga siiski kõik võimalused olemas. Nii, nüüd Madis ongi seal, kus mina eelistaks ise ka olla. Pigem selline tagantkäe dominantse mängijana. Tundub, näeme, et saab sellise kõrge niimoodi kaarega tulla siit, aga tema läheb liiga kõrge kaarega ja on ehmatas isegi kaameramehel. Aga tundub, et ikkagi iga rajaga see olud ka nii-öelda tuulisemaks lähevad. Jah, et tuult tol päeval mäletan oli päris kõvasti. Et... Ja Karla siin nüüd mingi 45 meetrit korvist äkki. Jah, et... Päris lähenemine. Tundub, et hetkel nii-öelda siiamaani nendest poistest kõige paremini mängid selle ära. Jah, aga selle lähenemise paneb ju väikest surve nüüd vist ilmselt Raimole ka. Ja. Et Raimo oli ju eest ära minemas. Ja Karla kõige nii-öelda tulisem jälitaja hetkel on, et -8, siis nende 3 viset on maas. Et siin on Karla võimalus. Nii, kes meil nüüd siin on? Sealt vasakult tuleb Sõren. No. Oi, päris hea proov. Hea proov, jah. Sõrenil läks see putera kulund, et on ka täpselt Raimol siit veel sabast kinni saada. Ja selline pool proov oli. Ja tundus, et väga siukest nii-öelda näljast rannisid praegu Raimo poolt ei saanud, et ju siis oli piisavalt keeruline koht, aga nüüd eksib.
Või mõtke, kes see üksis? See oli Rivo. Rivo, jah, väga kahju. Rivo on jah, kuidagi ligadi-logadi see algus olnud. Tundus, et tahtis kuidagi kiiresti ära panna, et tegelikult oli vist lähemal kui seal Karla, aga kui jah, liialt kiirustada, siis võivad siuksed väiksed näpukad juhtuda. Aga Karla väga tubli, siin ütleme nii, et lahendas selle raja nii, nagu seda lahendama peaks. Väga ilus birdi, mis ongi, nagu näeme, et päeva keskmine siin oli 4,3. Et birdsid ei olnud väga palju. Võib-olla ikkagi see nii-öelda tuul teeb ka selle raja raskemaks, et kuna ta on niivõrd avatud, see konkreetne 4. rada siin siis. Et... Ja lähemine pigem tahad ülevalt kukkuva teha ja siis see tuul saab selle kätte. Ja green on ka ikkagi piisavalt siuke põõsaid ja asju täis. Et... Nii, aga üks bogey siis. Rival tuligi siis bogey kahjuks. Aga korv number 5. Kui ma nüüd ei eksi, see on kõige salakavalam korv. Ja siin näemegi, et seda filmida on sisuliselt võimatu. Sellepärast, et nagu näeme, siia maandus ketas hetkel. Ja lihtsalt kõik on nii kaitsetud, see korv seal nendest puudest. Tundub see järgne selline haiserv ise. Jah, nii seda meil Raimo teebki. Aga seda kukub piisavalt kiiresti, ta peab piisavalt kõrgel olema ja siis piisavalt kiiresti aga alla kukkuma. Et sellist on nagu väga raske teha. Ja Sören siin ka tagantkäiga läheneb. Kitsas natukene. Ja proovis siis rohkem otse peale minna. Ja. Nagu näeme, kõik eelistavad hetkel väljas poolt minna. Tundub jah, et siin see tagantkäiliin on soositud rohkem, et ju on seal pool rohkem ruumi. Või siis on tuul soosivam nii-öelda sealt poolt. No, kõrgus on väga hea. Ja tundub, et kukub päris hästi niimoodi, et hakkab surema vaikselt. Aga ei näe. Mina ei näinud vähemalt. Muidugi tundub ka siuke rada, et võid teha väga hea viske, aga puti varianti ei pruugita sulle üldse pakkuda sealt. Rivo sai vastu puud ja nendest sealt eemale. Oi, nagu näeme, tõesti väga keeruline korv on see tegelikult. Ja kui me vaatame selle korvi keskmist, siis 3,2. Et üks raskemaid. Tundub nii, siin on ka väga selliseid tumepunaseid numbreid kogutud, et nii triple bogey kui isegi üks veel suurem, et võib see rada kindlasti keeruliselt mängida. Nagu näeme, Raimo on meil siin paremal ekraani ääres, korv on meil vasakul ekraani ääres. Nagu oledki juba kohal, aga sul ei ole mitte midagi sealt teha. Kui lihtsalt selline, Raimo lahendas selle ikka päris hästi praegu. Ja, aga siuksed väiksed eeskäpõksud, et need ei ole ka kunagi sellised garanteeritud visked, et praegu ka tegelikult Raimo teeb hea viske, aga ketas otsustab püsthüpata ja natukene sealt alla mäge veereda, et jääb siuke arvestatav putt veel mingisugune 5-6 meetrit. Midagi taolist, jah. Mina ilmselt oleks proovinud sellist oda skuuber laadselt visat. Sellist pullivärki. Jah, et mulle need visked hästi meeldivad ja tulevad hästi välja. No kui hästi välja tulevad, siis tasub proovida. Ja näeme, sa oled nagu ringis sees, aga sul ei ole mitte midagi. Ja nüüd Sören leidis hea variandi, et nii-öelda jump putiga üle puu, et ma usun, et see on kindlasti lihtsam. Et siit Hopsti! Aha, okei. No selge, tundub, et ikkagi annukajoon on see, mida siin proovima peab, et Rivale vist nii-öelda anti eelmise raja selle väikse eksimusest sai kohe tagasi, et nüüd on asjad jälle ilusti võrdsed. See oli ikka kihvt. Väga, siit vaadates eriti see annukajoon tundub väga kitsas, et see sinna koti põhja ilusti maandus on väga vahva. Aga Kardal on pördi. Jaa, et on ikkagi korralikult siin samamoodi võidumõtetega tulnud mängima ja praegu väga okei algusega teinud. Et Raimo on nüüd 2 parri järjest võtnud. Ja ilusti sabas uuesti. Täpselt nii. Nii ja Sören vist täpinib siit bogey. Vist kahjuks küll, jah. Aga jah, põnev korv. Ja 6. rada. Me on siis 85 meetrit pikk. Ja, et see on pigem selline avatud, nagu näeme, vasak käega läheb eest käega viskama. Siin peab lihtsalt piisvalt kõrgust ja õige distants olema. Sest nagu näeme, et ega siin väga palju asju ees ei ole. Ja Karla hoiab, ütleme nii, et jalga gaasipedaali peal endiselt edasi, et väga-väga hea avavise ja green hit jälle kirjas.
samas tema olukorras peakski hoidma. Jaa, kindlasti, et siin ei saa lasta, vaatame, kuidas Raimo vastab sellele, tundub ka väga hea joon. Jääb natuke kaugemale. Et siin tulevad põnevad putid, et kui nüüd Karla näiteks suudaks viigistada Raimoga, siis kindlasti hakkame siin kõvasti mängu nägema veel. Väga lai kaar. See nüüd oli, ilmselt ei olnud päris nii planeeritud, et see kadus igasugust vaateväljast ära. Ei näinud seda lõppu. See ei olnud ka niimoodi planeeritud. Siit saime kehakeelest aru. Esimese 2 viske põhjal tundus lihtne rada, aga tegelikult ikkagi on siin väljakutseid ka ja Sören läheb ka tagant käega. Kas mahub mööda? No see täpselt kui ma tahtsin öelda, et tundub päris hea, siis viimane puu kinni võtab. Jah, nagu näeme, Madis on meil siin ja korv on meil tal otse siit nende puude taga kusagil siin. Tundus, et äkki jäi siis kätte kinni kuidagi. Ikkagi veel võrdlemisi talvine on see ilmastik, et ju siis oli, kas käisime järgi või midagi. Väga ilus lähemine. Ja kui siit nüüd barri kätte saada, siis on see siuke barr, mida annab sõpradele ka pärast rääkida. Et vahva. Sören ka päris keeruline koht, et peab siin ennast natuke venitama, painutama aga saab ilusti korvi juurde, et nii, see on päris oluline putt. Raimal kindlasti seda vaja on. Tuleb siit eksimus, aga päris kaugel ka teisele pool. Ja ongi uuesti. Aga ega see muidugi ei tee ka Karla jaoks asja lihtsamaks, et Karla kindlasti haistab siin seda võimalust ja loodetavasti õnnestub tal hästi see, aga teinekord võib sellega asja raskemaks muuta, et kui näed nii-öelda seda väikest pilu seal ukse vahel, kust nii-öelda jalg ukse vahele saada, et siis võib see putt olla hoopis keerulisem. Hakkan mõtlema selle peale, et ära mööda pane ja siis see juhtubki. Aga Karla on ikkagi jala pealt teinud väga hea viske, ta on tõesti 3 meetrit. Ja selle ilusti lahendab ära ja Karlal vist on nüüd 3. pördi järjest. Peaks olema, jah. Aga väga hästi hoo sisse saanud. Ja Raimo alustas 3-ga ja Karla võib isegi 4 järjest. Võib-olla tõesti, jah. Ja sai teiselt sai ka. Jaa. Nii, aga siit tuletame siis meelde, et liituge Patreoniga. Näete siis enne kui teised osalete loosimistel ja läbi chati saate kursis olla, mis on järgmiseks toimumas. Lisaks on võimalik ka videoanalüüsi küsida, mida ma teen täiesti nii palju, kui sul vaja on. Et teen seda mina. Vahest võib-olla küsin kellegi teise appi, kui on mingi keerulisem moment. Nii et liituge ja nagu siin üks liituja, Kristjan Keps, ju sai koolituse ja sai unikette ja sai kinkekaarte ja sai mütsi, et lükkas ikka selle €2 eest sai ikkagi just kamaluga tagasi. Tasub proovida, et võib õnn naeratada, tasub proovida. Aga 700 on selline üks neid, siiamaani üks lihtsamaid. Et tegemist ei ole saare raja, vaata, kus nüüd kihutab. Ei. Tegelikult Ketas ju täitsa ütleme ringi joone peal maandusega nüüd kaugele läks. Aga Karla ka esimesena jättis drive'i natukene vasakule kangeks ja tundus, et nii-öelda lihtne putt ei ole tulemas, aga pördi variant peaks olema olemas. Opa, see tundub väga ilus olevat. Kunstnik. Vau. Väga kaunis kaar. Väga kaunis. Niimoodi oma peas ma viskan kogu aeg, aga ma rääks me kõik, et praegu tehti väga ilus sükene demonstratsioon, et kuidas seda rada mängima peaks. Sören saab nüüd eeskäjaga. Nagu näeme, puhus sooja õhku ka näppudele, et ikka, kuigi on päikesepaist, ei maksa unustada, et oli aprillikuu ikkagist. Ja Eestimaal need aprillid kipuvad külmad olema. Veeres välja. Sörenil pördi variant. Jah, et ringis sees, kuigi nagu näeme, et see kallak on tegelikult päris suur. Jaa, meenutab esimest rada natuke. Hopsti! Palun kordust. Väga uhke. Otse kümpi. Ja ühte sükest alles nägime. Et Rivo on selle putimasina korralikult endal kuumaks ajanud. Ja väga hästi nii-öelda momentumit kogunud. Sören ei tahtnud sealt, ikkagi jusis seal kõrgelt olid piisalt oksi ees, et ei saanud otse ketti rünnata. Ei tundunud lihtne kohta. Ei kasutanud võimalust. Kahju.
aga oli hea variant, aga noh, nii-öelda nagu enne mainitud sai, et ei ole kindlasti need lihtsad putid, kui on viimane ring ja iga vise on nii-öelda arvel, et aga parre ei ole ka midagi hullu, et aga siin tulevad hoopis teised poisid, et Rivo ja Madis tagant sammu võrrele lähemale. Et nemad ka tegelikult ju täitsa mõned visked tagapoole läinud, et ja mis muidu kihvt on see, et igal rajal oleme ju põrdid. ja, et ikkagi tegu liiderpooliga, et nii, kord number 8, selline viskamise rada, nagu näeme, siin ühtegi hoobeid ei ole. Meil on ilusti ka ekraani peal oli rajakaart seal ilusti all, et pead lihtsalt korvi suunas 110 meetrit viskama. ja, et kuna ta on alla mäge, siis pigem selline pakuks 105. Võiks käes olla, siis võiks olla seal korvi all täitsa. Aga praegu korvi asukohta nüüd näeme, et ikkagi praegu jäävad natuke lühikeseks need visked, vaatame, kas Karla suudab siit selle distantsi kätte saada. Nii, tundub natuke kange, et korv tegelikult jääb teisel poole, aga distants tundub olemas olevat, aga siis me näeme, et kaameramees on tegelikult korvist kaugemal siitpoolt vaadates. Catchcam. No, see on väga hea joon. Raimo ise tundub väga, väga kaunis, et kas saab väikse skipi ka. Tundub ikkagi 110 meetri kohta päris nii-öelda pikka viset nõudev rada, et tegelikult nii-öelda tugeva viskega poissid on siin küll, aga hetkel ei ole jõutud. Äkki Sören jõuab. Ka kerib ära. Ja keerab natuke üle. Äkki on siis võib-olla ka tuuletingimused üsna siuksed keerulised. Siin toimub see kõik nii kiiresti, et ei saanudki aru, kes selle lähenemise tegi. Keegi tegi sealt väga ilusa lähenemise ja oi! See oli Rivo jälle? See oli Kimmel. Raimo. Okay. Oi, see oli lühike. Tundus korraks. Jah, korraks, et äkki ränib, aga siin ka korvi all ära. Ja siit sisse zoomitud, sest olime jäime väga kaugele. Oi. Rivo on tõesti puteli kuumaks ajanud. Ja me ei räägi isegi nii-öelda võib-olla enam C2 puttidest, vaid juba C3 ääre puttidest, et väga hästi on saanud toimima, aga praegu kahjuks Sören siin eksib. Selle vastupidi, see on suht külmaks läinud kahjuks. Ka ei hullu, ütleme nii, et veel back 9 on ootamas, et küll saab selle asja käima. Nii, ja tuleb siis üsnagi siukene ühtne puul parridega ja üks pougi ka. Aga eks muidugi on nii-öelda see talvine mäng siuke, või varakevadine mäng, et käed on külmad ja tuul puhub, et putivärk kindlasti on keeruline. Nii, korv number 9, mis lõpetab meile esimesed 9 korvi, on 73 meetrit saarerada koos hasardiga. See on samast suunast tagasi, kus just praegu tulime ja saar on tegelikult ütlemisi suur. Et 73 meetrit ei tohiks valmistada probleeme mängijatele, kes on ikka paar aastat juba mänginud. Ja, pigem küll. Et praegu tundub, et mõlemad esimesed mängijad on nagu õnnestunud. Jah, nagu silti näeme, toimus seal ka CTP mäng ja ma jään vastusvõlgu, kes selle võitis, sest ma mäletan, et too päev uurisin selle välja, aga ma ei mäleta. No aga Karla teeb siin jälle väga viske ja 6 meetrit on veel korvini minna, et Raimol jälle kerge pinge peale pandud. Nii, see tundub ka päris hea. Aga Raimo vastab veel isegi parema drive'iga, nii et vahva siuke rebimine on käimas siin. Nii, Sören on nüüd hakanud kõigist veidi maha jääma, et siit oleks hea üks pöördi muidugi võtta, sest tundub, et kõik teised võtavad. Ja see võiks olla hea. See on päris hea, jah. Saab ringi ja loodetavasti siin nii-öelda hea putiga selle putimasinaga tööle. Ja Rivol ei ole putimasinaga probleemi olnud. Ütleb, ma panen kiirelt ära ja paneb kiirelt ära need. See tuletab meelde, et ühe korra oi. Kiire panemisega tal ju läks üle rauda. Tundub, et peab jätma need putid endal sinna 20 meetri peale, et siis on comfort zone. Aga Karla kahjuks taustal eksib ja annab sellega nii-öelda ikkagi juhtohjad Raimo kätte. Starframe'i või kahjuks ei näe. Seekord mitte, aga 9 korri veel ees, nii et äkki tuleb ära mingi hetk. Nii, Söreni võimalus. Täitsa liimist lahti ikkagist. Ta on nagu mina, külma ilmaga ei saanud.
ja eks külma ilmaga on paljudel need samad nii gripiprobleeme kui mis iganes, aga võib-olla oli lihtsalt kehvem putipäev, et eks nii siis. Et 2 parri siis, millega me siis lõpetame esimesed 9 ja nagu me näeme, heitlus on põnev tegelikult, et rajad ei ole midagi ületanud kiiret, aga selle aastaaja kohta ma arvan väga hea koht, kus mängida. Jaa, kindlasti. Tundub täpselt siuke paras raskusastega rajal, et veel vorm on alles kogumises, et täpselt paras. Ja sellega lõpetame esimesed 9 ja näeme juba tagumises 9. Näeme. Tšau.